see on klassikaline gegenpressing. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Äärekaitsja eksimus. Kus on? Mõista mängu, naudi hetke. Tervist, eetris on Vivatbeti stuudio. Räägime jalgpalli MM-ist ja stuudios on Mihkel Uiboleht teist korda seekord. Tervist. Tere Peep, ma saan aru, et eelmine kord jäi juttu nagu, mis jäi rääkimata, ühesõnaga jäi üle. No, juttu jäi üle ja sul juttu on nii palju, et eelmine kord said koos Karl Talliga siin ja ma mõtlesin, et seekord kutsun su üksi, et sa räägid nii palju, et keegi teine nii rääkida ei saa. Ja vahepeal juhtus kindlasti ka selliseid asju, mida on jalgpalli MM finaalturniiril, mida on nagu hea lahata just sellise jalgpalli korraldaja pilgu läbi, sest olgem ausad, et mis tõmbas ikkagi väga palju tähelepanu oli see kuulus mängukeelu tühistamine. Ja, ma nendest asjast tahan sinuga rääkida ka, aga ma tahtsin alustada sellest, et kui nüüd me rääkisime suhteliselt MM-i alguses sinuga, et kas nüüd, kui MM on juba päris lõppfaasis, et kui sa vaatad korraks tagasi, et kas see MM on kujunenud umbes selliseks, nagu sa ette kujutasid või mis üks muljad sul on? Isegi natuke paremaks, kui ma ette kujutasin, et mis on olnud nagu hästi, on see, et see sportlik tasakaal oli ikkagi okei, lõpus poolfinalistid, need 4 paremat on ikkagi need, keda me tegelikult võisime eeldada, aga see teekond sinna ei olnud ikkagi see, et nüüd oleks siin kindlalt läinud ei Argentiina jaoks, ei Inglismaa jaoks, et võib-olla prantslaste ja hispaanlaste jaoks oli see natukene nagu sellisem kindlam sinna poolfinaali jõudmine. Ehk siis see sportlik tasakaal, teine asi mängude korraldus, et natukene see, mis vähemalt meieni on jõudnud ja see, mis on jõudnud ka nagu võib-olla ajakirjanduse vahendusel, et on olnud siuke ekstsessivaba MM, et selles mõttes, et ei ole olnud, ma ei tea, mingid fännide kaklusi, tribüünidel mingisugust siukest mäsu. Ma lugesin ka FIFA kategooria abikohtuniku Aron Härsingu kommentaari, kes käis kohapeal ise vaatamas, vist 2 mängu käis vaatamas, et tema kirjeldas seda publikut seal, et ütles, et see on hoopis teistsugune kui selline nagu nii-öelda Euroopa jalgpallipublik, temale see nagu iseenesest meeldis, minul jaoks ei ole siin selles mõttes nagu vahet, et ma pigem olen selline võib-olla Euroopa jalgpallipubliku fänn, aga see mõte oli see, et see rahvas tuli sinna sellist nagu suurt show'd ja meelelahutust nautima, mis on väga siuke ameerikalik lähenemine. Et võib-olla need olid sellised plussid ja natuke alguses tundus ka imelik kogu see avadefilee või see ülesehitus, või natuke hakkas tunduma, et kui palju see nagu see ameerikalik, ikkagi Ameerika, olgugi et Mehhiko ja Kanada olid ka korraldajad, et Ameerika ikkagi domineeris, et see ikkagi kuidagi ma ei tea, see tundus ikkagi lõpuks nagu päris kihvt, et see terve sats revistub ja nii edasi. Aga jah, siis seal on omad need miinuspooled ka, need samad, et kuidas punase kaardi eest mängukeeldu ei saa ja need asjad. Aga need võib-olla, mis me enne turniiri oskasin nagu karta, need asjad ei realiseerunud, et ei olnud selliseid masendavaid ühepoolseid mänge ja muud taolisi asju. No pigem masendavaid ühepoolseid mänge, teine asi on see, et neid skandaale ikkagi või siukseid natuke kummalisi juhtumeid, okei, see punase kaardi me jõuame ka veel, aga need on ikka olnud nagu vähem, kui võis eeldada või arvata. Jaa, seda küll, et nüüd tuli jah selline, ütleme see välk lõi nagu sellest kohast, kus ei osanud arvata, ehk siis see punase kaardi juhtum, aga jah, selliseid olukordi, kus ma ei tea, väravad lugemata mingil kummalisel põhjusel, et siin loomulikult seda arutelu on ikka, et kas seal oli puude, ei olnud puudet, kas see kiip, mis palli sees on, fikseeris selle või mitte, aga selles mõttes ma pean seda nagu jalgpalli väga normaalseks osaks, et need emotsioonid on hästi üles köetud, sest et kaalul on nii meeletult palju, et see kõik on okei, et ma ei näe seda nagu mingisuguse suure miinusena. Et ja võib-olla ka tekkis küsimus, et okei, et kas nagu publikut tuleb staadionitele, sest ikkagi käis see piletiina jutt, rahvast on olnud ja kui ma vaatan nagu puhtalt nagu jalgpalli vaatest, et kui tänu selle turniiril jalgpallipositsioon näiteks USA turul paraneb või et USA ettevõtted leiavad tee näiteks Euroopa jalgpalli, et osta näiteks Champions League'i teleõigusi, siis on sellest ka jalgpallile nii-öelda lisaks populariseerimise mõttes ka rahaliselt kasu. Mis võib-olla nagu Eesti inimese seisukohas selle finaalturniiri puhul natukene on, ma ei ole veel päris täpselt aru saanud, on see, et kuna
otsuülekanded, mis on ju 3 kanalis, eks ole, Go3, TV3 ja ERR-i kanalid, et siis natuke võib-olla seda on, et kuna ERR-il stuudiot on ju väga vähe ainult nende otsustavate mängude ümber, siis ma ütleks, et võib-olla see teleproduktsiooni pool või see televaataja nagu teenindamine tänu sellele on Eesti televaataja puhul on natukene nigelam kui varem. TV3-l on stuudiot küll, aga no lisaks vaata on need öised mängud, mis tähendab, et nende mängude eel ja ümber niikuinii sellist nagu kära ja vahtu ei ole. Nii et võib-olla see Eesti televaataja vaade on natukene kesisem kui varasemalt. Jaa, teisalt jälle neid, kuna neid mänge on nii palju, et kas seda stuudiot alati seal vaja ongi, et see mängu vaatamine võtab nagu nii palju ajast ära ja kas sa hakkad veel pool tundi varem seal seda ülekannet vaatama, et või siis asendavad seda kõik vaata sellised samasugused saated nagu meil siin no jaa, no ja neid on päris palju tegelikult. Neid on päris palju tekkinud, et tõesti, kui sa vaatad nagu seda maastikut, et väga paljudes kanalites ikkagi väga palju arutatakse ja mis mulle veel väga meeldib on see, et jalgpalli üle arutavad mitte ainult jalgpalliinimesed, vaid arutavad ka inimesed, kes nii-öelda tavamõistes ei ole, ma olen siin ei ole igapäevast jalgpalli sees, ma olen vaadanud siin ka sotsiaalmeediast paljud Eesti tuntud inimesed erinevat elualadelt postitavad, kuidas nad suveõhtus kuskil jalgpalli vaatavad, ekraan taustaks käib, et see mulle väga meeldib ka. Aga ütleme ka kõik need mänguvälised asjad, et üks asi on see, et kas mängudega seoses skandaal, teine asi on ka see, et mida võisid arvata, eks ole, et siin Donald Trump möllab ja ma ei tea, mingid asjad veel hakkavad juhtuma, Trump muidugi nüüd jah, selle punase kaardi suutis nagu tühistada, eks ole, et selle ta tegi nagu ära, et mingi oma helja ta on sellele MM-ile jätnud ja ilmselt jätab siin võib-olla finaalmängu ajal veel midagi, eks ole, aga kuidas nagu siis ütleme jalgpalli, süvajalgpalli ringkonnas sellele Trumpi nõudele see punane kaart tühistada nagu vaadati või kuidas vastukajad seal on? No eks see, et see mängukeel tühistati, see pani ikkagi pead vangutama, ma arvan, kõiki, kes siin jalgpalli sees on olnud ja see põhiline põhjus on see, et see on lihtsalt ükskõik, kes selle otsuse tegi, ükskõik, mis selle otsuse taga on, et see otsus ise on lihtsalt ebaloogiline, et ta ei ole vastavuses ühegi senise praktikaga, mis on olnud jalgpallis. Et tõsi on see, et natukene on toodud nüüd viimasel ajal just FIFA poolt, mitte UEFA poolt, UEFA on hoidnud sellist karmimat liini, aga FIFA on toonud just natuke sellist nagu leebemat liini ja hakanud mingeid asju tühistama, et see natuke vahepeal meenutab sellist nagu meelelahutustööstust, kus ütleme, et kui paljud inimesed ütlevad, et mis see sport või jalgpall on, et ta on peamiselt meelelahutus. Siis mina sellega nõus ei ole, et mina ütlen, et ikkagi, et sport on peamiselt sport, et meelelahutus on üks tema funktsioone, aga see ei ole tema nii-öelda peamine funktsioon. Siis praegu sellised otsused kallutavad nii-öelda selgelt nagu seda rohkem sinna meelelahutuse poole. FIFA on natukene neid otsuseid ka varem juba siin teinud, mäletame seda Ronaldo Ronaldo saaks üldse mängida. Jah, et Ronaldo saaks mängida ja siin oli üks otsus veel, mul ei tule kohe ette, see samamoodi siin MM-iga seoses üks keeld juba enne MM-i nagu viidi siis kuidagi üle, aga ütleme, see on ikkagi Ronaldo puhul ju see, et ta kandis ühe mängu ära ja selles mõttes, et jalgpallireeglites on ikkagi väga fundamentaalne lugu senimaani on olnud see, et kui sa saad punase kaardi, siis üks mäng on sul kindel. Vahet ei ole, kas oli kohtuniku suur jäme eksimus või ei olnud. Tõsi, siin on nagu väike erisus Euroopa osad liigad. Liiga jalgpallis on rakendanud seda, et kui ilmselge kohtunikupoolne viga on olnud, siis seda ühte mängu ei rakendata. Aga antud juhul ei olnud ka seda mitte, et ma olen siin nagu omast tarkusest vaatasin seda, aga konsulteerisin ka siin meie kohtunikega, et nii mu enda kui ka siis ütleme spetsialistide seisukoht oli ikkagi see, et see punane kaart sellele Ameerika mängijale oli antud täiesti õigesti ja see olgugi, et kindlasti ta ei läinud sinna nagu meelega nüüd vastast hakkima või ütleme siis panema talde eest talle sisse, et vahet ei ole, et see ei oma tähtsust, et see on ikkagi punane kaart ja üks mäng vahele on nagu elementaarne selle asja eest. Ja nüüd FIFA poolt vaadates ka, et miks see otsus on ebaloogiline, on lihtsalt see, et kui sa tood sellise nagu põhimõttelise muutuse sisse,
et nüüd saabki hakata nagu selliseid kaarte ka tühistama, siis sa pead seda kommunikeerima enne finaalturniiri kõigile võistkondadele, ütlemagi, et näete, meil on nüüd uus selline algatus, et selleks, et ma ei tea, mäng oleks mis iganes meelelahutuslikum või et rohkem mängijad saaksid mängida, et me loome sellise võimaluse ja tutvustama seda kõigile, et ma ei tea, ma meenutan siin näiteks ühte juhtumit ligi 20 aastat tagasi, 19 aastat tagasi Eesti mängis Andorraga ja seal oli, see on loomulikult aeg enne varri ja üldse sellist aega. Meil oli valikmäng A Le Coq Arenal ja esimesel poolajal Klaavan sai punase, sest Põhja-Iiri kohtunik, äkki 4. kohtunik andis peakohtunikule infot, just kui Klaavan oleks küünarnukiga pannud siis vastasele niimoodi tutaka. Ja Andorra mehed on teada sellised suhteliselt head, ütleme siis eesti keeles öeldakse pansokooli mehed, et siis ja klassikaline selline nii-öelda küünarnukiga lajatamine on vägivaldne käitumine ja vanasti ta oli selline üks mäng automaatselt pluss 2 mängu lisaks. Ja mis me siis tookord tegimegi UEFA-le kirja, saatsime ka videomaterjali ja videost oli selgelt näha, et seal ei olnud tegelikult Klaavani poolt vägivaldset käitumist. Ja mis siis UEFA otsus oli, üks mäng ja mingit lisakaristust ei tulnud. Ja see on nagu see, mis oleks antud juhul, ütleme, kõigi selliste juhtumite puhul saaks ka olla varasema praktika järgi üks mäng, mitte rohkem. Et selles mõttes nagu jalgpalliringkonnad vaatasid seda ikkagi sellise hämmeldusega. Jaa, kui Trump nõuab, et tal peab mees mängima, siis mees peab mängima ja nii on. Aga kuidas suhtuda sellesse, siin eriti tugevalt tuli see pärast Argentiina-Egiptuse mängu välja, kus Egiptuse peatreener ja üldse seal hakkasid süüdistama, et neid tugevaid koondisi hoitakse ja tehakse sohki ja tehakse kõik selleks, et nemad jõuaksid sinna edasi ja nii edasi, et kui palju see sellist jalgpallimaailma kõigutab, need sellised avaldused? Väga ei kõiguta, minu meelest on see jällegi loomulik osa mängust, selles mõttes, et emotsioonid on nii kõrgel ja inimlikult ma saan ju täiesti aru, võtame sama näite, et kui sul on nagu fänn tribüüni peal ja loomulikult, kui see fänn nagu on niisuguses tavalises rahuolekus, istub laua taga, siis ta ei hakka loopima, ma ei tea, topse kellegi suunas või ta ei karju nii koledate sõnadega, nagu ta tribüüni peal karjub, aga ta on seal tribüüni peal selles hetkes, talle võib-olla on seal kerge selline ekstaas kogu sellest asjast, et talle tundub, et talle tehti liiga. Ja ta pärast võib-olla vaatab rahulikult videost järgi, mõtleb, et kurat, tegelikult nagu tõesti ei olnud, aga sel hetkel ja sellele egiptlasele tundub ka ja nagu võib-olla nagu paha näide tuua, aga kui me vaatame järgi selle legendaarse 2011 aasta Eesti-Iirimaa play-off mängu, kus siis Viktor Kassai oli meil vilemees siin ja ta sai ju kurikuulsaks Eestis. Kui me vaatame nagu samm-sammult kõik need olukorrad järgi, siis kohtuniku vaatlejad, kohtuniku spetsialistid ütlevad, et ega ta tegelikult reeglite vastu ei eksinud ja võib-olla ainus asi, kus ta eksis, et oleks pidanud seal andma ühe kollase asemel hoopis otse punase Eesti mängijale, aga meile tol hetkel tundus see tohutu ebaõiglusena ja mängukommentaatorid ju, kes on kahtlemata Eesti poolt sel hetkel, läksid sellega kaasa, nad võimendasid seda ja paljudele inimestele tunduski, et meile tehti jumalast palju liiga ja eks sama efekt on siin Egiptusel, sama efekt on see Iraani teemad. Kui mina vaatan nagu mitte seotud osapoolena, väga lihtne otsus, ma ei tea, see sama Iraani tühistatud värav või kõik, tegelikult väga reeglite kahju küll, ka Horvaatidest mul oli väga kahju, aga siin ei olnud nagu seda küsimust nüüd, et nagu kohtunik oleks eksinud või et jaa, aga see oli nagu, olgem ausad, sa tõid see Horvaatia, et see mingisugune juukseriivaks, mingisugune andur kuskil pallis, mis unustage ära, no see ei ole jalgpall enam, tead. No selles mõttes küll, et mul on pikemad juuksed, siis nagu selle pärast on nagu upside või? Selles mõttes küll, et ei tahaks nagu juuksekarva lõhke ajada sõna otseses mõttes, eks ole. Samal ajal, see on see sama küsimus, et kui on suluseis, et kas siis on või ei ole, et seal seda natuke rase varianti nagu ei ole, on ju, et kas sa oled rase või sa ei ole rase, on ju, me teame kõik seda ütlust, on ju, et suluseisu puhul, et kas siis panna reeglitesse, et ütleme, et kui sa oled, et kuni 20 centimeetrit suluseisus on okei olla, et sel juhul me peaks reegli nagu ümber tegema, et mind nagu pigem imestas nende emotsioonide üleskütmise puhul see, kui ma lugesin näiteks pärast seda kas oli see vist see Iraani värav
Unoduki, mis jah, Iraani värav, mis jäeti lugemata, ma lugesin sotsiaalmeedias viskas ette päris palju postitusi, kus nii Eesti inimesed kui ka välismaa suhteliselt suure jälgijaskonnaga, ütleme, sellised sotsiaalmeedia mingi mõjuvõimuga inimesed ikkagi kirjutasid, et oi, et kuidas nii vale otsus ja nende arusaam oli siis see, et nii-öelda, nad ei saanud sellest aru, et väravaht oli tulnud väravast nii kaugele välja, et nad vaatasid, et suluseis oleks pidanud nii-öelda viimasest kaitsest olema, aga see ei ole ju ka reeglites kirjas, ehk siis nagu pigem on küsimus minu jaoks nagu palju seda emotsiooni võimendab see, kui me ei tunne reegleid ja teine asi on see, et kui me oleme ikkagi omade poolt, me vaatame paratamatult nii-öelda, kui ma vaatan Eesti koondise mängu, no mis objektiivne inimene mina siis olen seal, et ma olen ju selgelt Eesti poolt, on ju, et ega ikkagi tahaks nagu näha, et kohtunik oleks siin, siis ma lähengi pärast kohtunike osakonda, küsin Unodutki ja Hannes Kaasiku käest, et kuulge, et ma nüüd olin emotsioonis, et rääkige mulle, kuidas nüüd tegelikult on ja tihtipeale nad räägivad nagu kohtuniku vaates selle asja lahti ja ma saan hoopis teise nagu pilgu, et selles mõttes pigem see nagu naljakas või nagu mingis mõttes ka kihvt oli vaadata, kuidas inimesed nagu tõdesid, et vau, ma ei teadnudki suluseisu reeglit üldse. Ma ei teadnudki, et seal peab olema mitte kaks mitte nagu, et viimasest kaitsest, vaid kaks mängijat. Et noh, et see oli nagu tore, et siuke põhireegel, mis jalgpalliinimestel on kogu aeg selge olnud, et see sai nüüd laiemalt ka tuntuks. Aga nüüd päris hull jutt on välja tulnud siin eile ja täna vist lugesin, et juba mõtlevad sellele, et 64 võistkonna peale teha, et no ütleme see, ma olen jätkuvalt seda meelt, et see praegune formaat on täielik jama ja seda ei ole kõike nagu liiga palju, et kui veel suuremaks tahetakse, no siis kaob see finaalturniiri väärtus nagu täielikult ära minu arust. No jah, ütleme, eks nad praegu, miks nad seda juttu räägivad, on siis raha ka, on ju 3 põhjust, siis kui panna see raha üheks. Teiseks põhjuseks on see, et sportlikult see 48-le suurendamine nii-öelda läks läbi, ehk siis, et see oli nagu okei, et ei olnud probleemi. Ja kolmas asi on see, et 48-ga formaat tekitab väga palju neid, et kas 3. koht saab edasi ja muud taolist, et 64-ga oleks niipidi lihtne. Iga grupi 2 paremat edasi ja kogu lugu, et 32 sekka. Aga nõus, et 64 tundub nagu hästi suur number. Protsentuaalselt nendest, kes valiksarja alustavad ja finaalturniiril jõuavad, ta võrreldes teiste spordialadega ei ole suurem, aga jah, nagu nii-öelda üks asi on protsentuaalne number, teine asi on siis nii-öelda see reaalne number, eks ole. Et ta tunduks küll, see seaks nagu päris suured piirid selle turniiri võõrustamisele, et sisuliselt tähendaks see seda, et kui me räägime turniiride võõrustamisest, siis üks riik enam finaalturniiri, väga keeruline oleks näha, kuidas üks riik praegu on seda keeruline näha. Väga keeruline, 48-ga on keeruline. Et ütleme, siis ma kujutan ette, et see oleks nagu naljaga pooleks Euroopa finaalturniir, et sul on terve Euroopa võõrustaks neid mänge, või siis ma ei tea, kas Austraalia näitel 64 terve Austraalia peale ära jagada oleks võib-olla tehtav, et arvestades see pindala ja infrastruktuuri, ma nüüd jään vastuse võlgu, palju see võib-olla Hiina suudaks samamoodi võõrustada, kui me mõtleme selliseid hästi-hästi suuri riike, aga ikkagi see paneks nagu, ütleme, ta läheks jällegi samasse auku, nagu on olnud kõik need Euroopas, nende Euroopa olgu see võrkpalli või korvpalli või jalgpalli finaalturniiri suurendamine, et ta on läinud selliseks, kus enam-vähem siuke 50-50 juba, et kas saad või ei saa finaalturniirile. Seal väärtus kaob nagu ära sinna saamine. Ta natukene teeb hoopis teistsuguseks selle, et sisuliselt see õige, nii-öelda see õige finaalturniir hakkab siis sellest play-off faasist, kus siis 32 hakkavad mängima omavahel. Ma ikka väga loodan, et see ei lähe niimoodi läbi, sest et isegi kui see mänguliselt kannab nagu välja, et ei ole ühepoolsed mängud, see on täitsa realistlik, aga just see, et esiteks ta nii palju neid võistkondi, seda hoomata on nagu juba raske ja kogu see finaalturniiri võlu nagu sellega minu arust lihtsalt kannatab. Jah, ütleme niimoodi, et kui ma nüüd hakkan fantaseerima täiesti sellist, tuues seda Euroopa analoogi, kus näiteks jalgpallis ei ole seda kasutatud, aga ütleme korvpallis, võrkpallis, mida ma ju ka väga palju jälgin, on ju see, et sul on 4 alagruppi. Iga alagrupp on mingis erinevas riigis.
ja noh, et siis kui võtta see 64-ga finaalturniir, et justkui see oleks siis nagu finaalturniir, millest saaks terve maailma osa, et sul on üks alagrupp on Ameerikas või mingi paar alagruppi või mingi osa alagruppidest, mingid alagrupid mängivad Euroopas, mingid alagrupid mängivad Aafrikas ja siis lõpuks see finaalturniir tuleb kuskile nii-öelda kindlasse kohta või noh, see finaalturniiri see viimane osa tuleb kindlasse kohta kokku, et noh, selle kaudu justkui igast finaalturniirist hakkaks terve maailm osa saama, mis oleks nagu omamoodi noh, praegusega võrreldes totaalselt kummaline tunduks ikkagi, aga noh, sihuke, kui ma mõtlen nagu rahale, kui ma mõtlen sellisele nagu vaatajaskonnale, siis ta oleks jällegi noh, seesama, mis nii-öelda see korvpalli või võrkpalli, see 4 alagruppi 4 erinevas kohas näide on, et sa haarad nii-öelda terve Euroopa justkui sellesse finaalturniiri. Aga noh, mulle nagu sellise võib-olla ikkagi jalgpalli romantikuna meeldib ikkagi see, et sul on üks riik, sa lähed ühte kohta või noh, näiteks kui järgmine EM tuleb Briti saartel, et sul on Briti saarte riigid, kes korraldavad, et sa saad nagu ühes kultuuriruumis selle turniiri kätte või nüüd Saksamaal oli 2024 EM finaalturniir, ma arvan, väga, väga kihvt, aga jah, ütleme sellised minusugused mõtted peavad tegema kompromiss siis selle raha poolega ja selle ülemaailmse auditooriumiga, et see on see praegune reaalsus, kuidas see surve nagu käib, jah. Ikka raha on saatanast, midagi teha ei ole, noh, tegelikult raha määrab ikkagi spordis ja üldse nagu elus ju ja äris ja igal pool nii palju, et lõpuks kõik jääbki sellele alla. No, jah, see on see laulusalm, et raha mängib elus põhirolli, raha, see on õnn ja armastus. No mina muidugi võitlen selle vastu viimase hetkeni, kui vähegi võimalik on, sest noh, kui me hakkame puhtalt, noh, ma mõtlen Eesti kontekstis, et kui me hakkame Eestis ükskõik mis elualal konkureerima inimeste arvu ja rahasummaga ülejäänud maailmaga, siis me jääme igavesti kaotajaks, et ma loodan, et nii-öelda muud väärtused ikkagi säilivad veel ka. Aga noh, mine tea, see maailm on parajalt hullus seisus praegu, ütleme siis niimoodi mitte ainult raha kontekstis, vaid ka igasugused sõjad ja konfliktid, et see on päris jube. Päris jubedaks läinud ka mõned fännid, et kui mäletame, 94 oli siuke juhus, kus Kolumbia mängija lasti nii-öelda kodumaal maha pärast finaalturniiri, kuna ta oli oma värava, siis nüüd on käinud ka uudistest läbi siin samas Kolumbias, isegi põhjamaises Norras nagu on siin tulnud tapmisähvardusi koguni mängijatele, kes siis mingis otsustavas mängus ei ole piisavalt häid sooritusi teinud, et ei ole väravaid löönud või ei ole siin söötu andnud Haalandile õigel hetkel ja nii edasi, et no kuidas sellest suhtuda, no see nagu ütleme, kui jalgpall on nagu ikkagi nagu mäng, mis peaks nagu pakkuma mingit sükest emotsionaalset rahulolu ja sükest emotsionaalset positiivsust, siis sellised asjad nagu ei tohiks nagu sinna juurde kuidagi nagu kuuluda. Nõus, et noh, mis seda võimendab, on ikkagi sotsiaalmeedia ja see, et ollakse hästi nagu ligipääsetavad nendele mängijatele, et noh, iga suvaline inimene maailmas suvalises punktis võib võtta praegu ma ei tea Instagrami või Facebooki ette, leida see kuskilt sealt see tema iidol üles ja talle kirjutada sinna midagi. Okei, seal on mingid filtrid, et sa ei näe igat sõnumit ja nii edasi, aga ikkagi, noh, ma siin paralleel ka meie konteksti, kui Balti turniiril Eesti võitis finaalis Leedut, siis ka Patrick Kristal sai ju seal mingite fännide käest selliseid mitte kuigi meeldivamaid Leedu poolt siis. Jah, Leedu poolt mitte kuigi meeldivamaid kõige meeldivamaid siis kirju sinna Instagrami, et noh, see noh, ühelt poolt tahaks seda nagu väga tõsiselt võtta, samal ajal 99,99% nendest pursatustest on lihtsalt sellised emotsiooni mahalaadimised, kus sa inimese käest otse küsid, et kuule, et miks sa kirjutasid sinna niimoodi, siis ta tegelikult ütleb, et noh, ma ju ei mõelnud seda, et kõik on ju noh, et see oli ju lihtsalt emotsioon, aga noh, samal ajal, kui sa ise oled selle nagu noh, nii-öelda sihtmärk, siis öelda, et see on lihtsalt emotsioon, et noh, väga tore nagu ei ole, et noh, ma tean, et FIFA on teinud isegi mingeid algatusi siin selleks sotsiaalmeedias nii-öelda sellise sõimamise ja ähvardamise nagu kuidagi ennetamiseks ja välja filtreerimiseks, aga noh, ma ütlen, et
et ilmselt sellel, et mul on võimalik igale inimesele siit võtta telefon ja igale inimesele kohe mingi sõnum saata, et sellel on oma võlu, et see maailm on niisugune nagu väike globaalne küla, aga samal ajal sellel on ka seesama, et kui ma olen, ma ei tea, võib-olla tarvitanud ka paar kangemat jooki seal teleka taga ja siis mulle tundub, et selle asemel, et noh, nüüd, et see kõik see paha emotsioon endast lihtsalt seal kohapeal välja elada ja ma ei tea, boksikotti taguda, et mul on kohe võimalus võtta telefon ja võib-olla hommikul ma ei mäletagi seda enam, mis ma sinna kuskil internetti kirjutasin, aga kellegi jaoks on ta nagu ikkagi solv, et noh, tõesti nagu sa ütlesid, jalgpall on mäng, sport on tegelikult nagu mäng ja ta peaks jääma sinna mängu nagu piiridesse, kogu see ka noh, fännidega seonduv. No ütleme, võib-olla siin Euroopas ongi see siuke ähvardus rohkem emotsiooniga seotud, aga noh, võtame samas Kolumbia näite, ütleme, on ikka teatud riike, kus ütleme, see kuritegelikkus on sinna jalgpalliga väga sisse põimunud ja kus need igast panused ja asjad on ikka väga suured ja seal ei pruugis üldse niisama emotsiooniähvarduseks nagu jääda tegelikult. Ei, absoluutselt, see on kultuur on nagu teine, et seal ongi siuksed kuumad lõunamaised mehed ja naised, et nemad nagu ikkagi lähevad päriselt nii-öelda kallale, et jah, nagu sa ütlesid, 94. aastal tegelikult USA's toimunud MM-i järgselt ju jah, kodumaale jõudnud Kolumbia mees lasti maha, et see on ikkagi noh, see on nüüd see hetk, kus nagu igasugune see meelelahutuslik pool nagu muutub väga tõsiseks, et noh, see jah, niisugust asja nagu kuidagi olla ei saa ja noh, see ähvardamine lihtsalt pigem on see, et kas me normaliseerime sellise nagu ühiskondliku dialoogi, et me nagu, et on okei nagu öelda sõimatud, ma teinekord vaatan näiteks mõnes omavalitsuses, noh, tehakse ikka ükskõik mis võib-olla kohas Eesti paigas keegi elab, et kuskil Facebookis on mingi grupp ala selle valla inimeste grupp. Kui ma teinekord sinna vaatan, kuidas inimesed seal nagu, mida nad postitavad ja kuidas nad reageerivad, siis ma küll hoian kahega peast kinni ja mõtlen, et nagu noh, mis sellest võita on, kui ennast sinna internetti minna välja elama, et noh, kellele see midagi tulu toob, et pigem nagu võiks olla see 5 sekundi reegel, et nagu mõelda, hingata sisse-välja, mõelda 5 sekundit, et kas ma nagu, noh, kas seda on nagu vaja teha, et kunagi siin ajakirjanduskorüfeed on öelnud siuksi surematuid mõtteid, et üks mõte nendest on see, et kui saab ütlemata jätta, siis jätta ütlemata. Seda küll, jah. Aga kes siis, ütleme, siukseid mängijaid peaks kaitsma, sa ütlesid küll, et FIFA siin on teinud mingeid samme, aga ütleme reaalselt, kui Eestis noh, mängijale tuleb, näiteks koondise mängijale see konkreetne ähvardus, mida jalgpalliliit selleks asjaga peale hakkab? No eks kaks asja, kindlasti selle platvormiga saab teha koostööd, ütleme, on see siis Instagram, Facebook, kus iganes see tuleb, ja ka teine ikkagi minna politseisse, selles mõttes, et las politsei teeb kindlaks, et kas sellel ähvardusel on nagu tõepõhi all ja noh, minimaalselt saab politsei ju selle inimesega vestelda. Öeldagi, et noh, kui see inimene ütleb, et teate, see oli lihtsalt purjus peaga emotsioonihoos ja ma tegelikult ei mõelnud seda, siis noh, vähemalt on see asi kindlaks tehtud, sest et okei, tavaliselt see Eesti vanasõna ütleb ka, et hauku koer ei hammusta, tavaliselt kui keegi niimoodi ähvardab, et tegelikult seal tavaliselt midagi taga ei ole, aga noh, küsimus on sellest, kas keegi peab taluma sellist asja, ma arvan, et ei pea, et see ei ole kirjutatud nii-öelda ühegi jalgpalluri lepingusse sisse, et ta niikuinii talub fännide sellist nagu mõistlikku kriitikat, ma ei tea, staadion lastakse vilet, inimesed noh, teevad seal puu, on ju, nii edasi, et see kõik on ju noh, normaalne ja tavaline, aga et sa ei pea taluma ikkagi sellist, ma ei tea, ähvardusi näiteks oma perekonnale või oma, ma ei tea, varale või noh, et sealt läheb see piir, et kindlasti, ma arvan, politsei poole pöördumine oleks täitsa mõistlik selles olukorras. No üks asi siin MM-il on muidugi hea, et seda me saime nüüd nagu teada, et kui on poolfinalistid selgunud, et uut maailmameistrit ei tule, et jumal tänatud, eks ole, see jalgpalli maailmameistri peaks jääma väga kitsa ringi pärusmaks, see on puhas minu arvamus muidugi, et see nagu hoiab seda väärtust nagu väga, väga kõrgena minu arust, kui igast umbluuriigid ei saa. Mulle küll väga meeldis Norra mäng, aga mul oli kokkuvõttes ikkagi hea meel, et Norra näiteks ei ohusta seda või ei ole seda ohtu, et näiteks nad võiks võita, et
ma ei tea, mis sa sellest arvad. Mulle jällegi väga oleks meeldinud see, kui Norra oleks kuskile sinna edasi veel jõudnud. Iseenesest nõus, et see klubi, mida eksklusiivsem see klubi on, seda kihvtim, samal ajal selliseid lugusid, kus keegi siis tuleb ja jõuab, Horvaatia, eks ole, on jõudnud ju mitu korda sinna päris lõppu, eks ole. Et ja siis välja, ütleme, ikkagi kaotanud viimase mängu või et selliseid nagu sellised kiftid lood võiksid ju tegelikult olla, et ma selle vastu iseenesest ei ole ja Norrale muidugi ma otsin pöialt, sest et ütleme, Põhjamaa riik, me oleme ise värskelt nendega 2 korda mänginud valiksarjas ja ikkagi nagu palju kontakte on ka Norra alaliiduga olnud siin viimase paari aasta jooksul, et nad on ikkagi sümpaatne, nad on nõks üle 5 miljoni inimese, vist 5,5 miljonit on Norras elanikke, et natukenegi võrreldav nii-öelda meie kontekstiga, loomulikult rahalised võimalused hoopis teised. Ma siin vaatasin ka, et Norras on viimase 10 aasta jooksul ehitatud üle 500 kunstmuruväljaku uue ja lisaks veel üle 500 kunstmuruväljaku renoveeritud, et need numbrid on muidugi äärmiselt kõnekad, pluss kogu see võib-olla selline ütleme selline võib-olla noortega tegelemise pool üldse kogu riigis, ma ei pea silmas üldse kogu spordis, vaata kõva spordiriik need on. Ütleme, pluss see mentaliteet nagu, et see liikumise mentaliteet, et see teeb nagu heas mõttes kadedaks või võib-olla siis kade on vale sõna, aga võib-olla inspireerib, et nagu vähemalt mind küll tõukab tagant, et okei, meil ei tule sealt naftat, eks ole, maa seest nagu norrakatel ja meil ei ole seda raha, et ehitada, ma ei tea, 500 uut kunstmuruväljakut või isegi 100 uut kunstmuruväljakut oleks nagu ulme meie kontekstis. Aga meil on ikkagi võimalik seda mentaliteeti, seda suhtumist arendada, et suhtumine sellesse, et ma ei tea, alates sellest, ma ei räägi üldse veel võib-olla see samm, kuidas jõuda trenni ja sealt samm, kuidas saada nagu siis saavutussportlaseks või ütleme elukutseliseks sportlaseks, aga see algab sellest, et me igapäevaelus on seda liikumist piisavalt, et see liikumine on nagu, ma ei tea, au sees, see on tavapärane osa asjadest, et ma arvan, sealt on nagu väga palju õppida, rääkimata siis sellest, kuidas nagu lõpuks seda talenti nagu arendada. Ma arvan, et Norras ka see just selles õrnas eas noore arendamine, nimetame siis selles nii-öelda noorteakadeemia tasemel, on kindlasti nagu miski, mis on nagu hoopis teisel tasemel võrreldes väga paljude riikidega. Samas norralased on oma selle koondise üle ikkagi väga uhked ja on oodatud mingit suurt vastuvõttu ja kuninga juurde minekut ja nii edasi ja rootslased siin juba ironiseerivad, eks ole, et nad ei ole võitjad ja teevad ennast lolliks ja nii edasi, et tegelikult 8 hulka pääsemine siuksel riigil, ma arvan, on seda väärt küll, et suuri pidustusi teha koju saavad. Vägagi, et ma siin vaatasin kuskilt sotsiaalmeediast, nägin ka, kuidas belglased koju jõudsid, et samamoodi ikkagi lennujaamas ikkagi siukene aplausi ja kõige nii-öelda austusavalduste saatel, et kindlasti Norra ju, kui ma valesti ei mäleta, siis on ju üks samm, nad jõudsid kaugemale kui 98. aasta MM-il, ehk siis, et nad on ikkagi oma mõistes kõigi aegade kõige kaugemale jõudnud ja kindlasti tasub tähistada ja võib-olla kui ma siin enne rääkisin veel sellest Norra nagu jalgpallist või spordisüsteemist, et siis üks asi, mida kindlasti tahaks veel nagu alla joonida, ongi see riigipoolne tugi kontekstis, et Norras on ju riigiettevõtete sponsorlus spordile märkimisväärne, mis Eestis tänu siin mingitele skandaalidele 10+ aastat tagasi kaotati ju ära, tõmmati nii-öelda sealt juhe seinast välja, et tegelikult ülivajalik, et seal on ju näiteks spordiennustus seal on siis monopol, eks ole, riigi monopol ja sealt kas oli suurusjärk 150 miljonit aastas paneb see spordiennustusettevõtte sporti, mis on siis nagu riiklik ettevõte ja ma usun, et neid igasuguseid muid sponsorlusi, ma tean, siin Soomes samamoodi riigiettevõtted toetavad sporti, et Eestis võiks see samamoodi olla, et see riigi panus just saavutussporti, noortespordis, ma räägin sellised nii-öelda tänavalt ära stiilis, et noortel oleks nagu liikumisharrastuse võimalus, see on okei, see on kõik hästi, omavalitsused toetavad, riik toetab mingil määral, aga kui me räägime sellest, et saavutada nagu edu, et saavutada nagu mis tahes spordialal, ei räägi ainult jalgpalli eest praegu, et seal on ikkagi vaja rohkem seda tuge ja
statistika näitab seda ka, et kui me vaatame Euroopa Liidus võrdleme ennast, et Eestis on kõvasti arenguruumi seal. Aga pidustused kindlasti poolt, Norra pidustuste poolt. Et see oli, ma arvan, rootslaste poolt lihtsalt oma see kibeduse välja näitamine. No ikka, seal on väike kadeduse uss. Kadeduse uss on sees, konkurendid, naabrid, eks ole, ja endale läinud nii hästi ja siis nii see on. No, kui siin läbi MM-i räägiti palju tegelikult igast üllatustest ja siuksed tulemusi oli palju, kus nõrgemad võistkonnad olid nagu head, siis ütleme siin play-off ja just eriti need veerandfinaalid ikkagi näitasid, et kuigi kaks mängu läksid lisaaja peale, siis ikkagi need selged soosikud võtsid oma ära, et mida see näitab, nagu kas see näitab ikkagi, et sellises faasis siuke, ütleme see üldine jalgpalli tase, kultuur, et kas see on nagu see, mis määrab siukestes suurtes mängudes seda tulemust? Jah, ikkagi mingi kogemus, et kui sa tuled nii-öelda uue võistkonnana nendesse sõelmängudesse sisse ja sul ei ole seda kogemust varem, et sama võib-olla efekt on, toon siin Eesti näitel, et kui A. Le Coq Premium liigasse tuleb uus võistkond esiliigast ülesse, siis ega see esimene aasta on väga keeruline, sõltumata sellest, kuidas sa komplekteerid oma võistkonda, väga keeruline on püsima jääda, sellepärast et see on täiesti uus keskkond, teised on kõik harjunud selle kõigega juba. Et selle, ma arvan, MM-i sõelmängudega nagu sarnane efekt, et seal oli ju neid üle kivide kändude, ütleme niimoodi, jõuti sinna. Aga lõpuks ikkagi, see on täpselt see, et kui sul on see 50-50 olukord, siis sa oled võib-olla tasemelt suht koht võrdne seal, et see võib-olla see gramm, see kogemust otsustab, gramm rahulikkust mingis olukorras. Aga see teekond, ütleme sellist Maroko siis 4 hulka jõudmist, nagu oli viimasel MM-il, seda ei tulnud, aga samal ajal, kui me vaatame ilmselt seda sõelmängude nagu põnevust algusest peale, siis see oli jällegi nagu suurem minu subjektiivsel hinnangul kui näiteks eelmisel turniiril, et oli rohkem sellist nii-öelda võbelust, kus või kasvõi seesama, et Norra lükkas Brasiilia välja, et kindlasti nagu väga suur üllatus nii-öelda puhtalt paberi peal, kui sa vaatad enne turniiri ka. Aga samas, ütleme veerandfinaalis, kas sulle ei tundu, et need superstaarid, kellest siin on läbi turniiri räägitud ja et staarid ja turniiri ja nii edasi, et natuke nendes otsustatud mängudes on superstaarid võib-olla, ma ei ütleks, kas järgi andnud, aga ütleme võistkondades on ka teised mehed hakanud esile kerkima nüüd. Jah, on küll, et kui, eks seal on võib-olla mitu asja, et ühelt poolt nende superstaaride vastu pööratakse erilist tähelepanu, et siin ka inglased ju, kuidas nad Haalandit katsid seal, et see oli ju lausa, nad vahetasid seal oma mängijate positsioone ja nii-öelda pöörasid erilist tähelepanu. Ja teine asi on see, et ikkagi võistkonna tase läheb nii palju kõvemaks, et nad oskavad kompaktsemalt mängida, et võib-olla seda MM iseloomustab ka see, et hästi suur võistkondade nii-öelda võime varieerida oma mängu, et nii-öelda lülituda kaitset rünnakule ja muuta seda nagu totaalselt, et see ei ole niimoodi, et ma mängin kogu aeg kaitsvalt või kogu aeg ründavalt, vaid ma suudan selle mängu sees tekitada sellist kompaktsust, mis on vaja kaitsefaasis ja siis minnagi üle kiiresti rünnakule, et võib-olla kolmas asi ka see, et äkki need staarid on natuke ka ikkagi väsinud, et see klubihooaeg oli ju pikk. Haaland oli selgelt väsinud selles mängu, ütleme, miks ta lisa keskel välja võeti, oligi see, et ega ta ei jaksanud enam liikudagi. Et nad on nii-öelda oma panuse juba andnud, et selles mõttes võib-olla see kõik kokku ja mulle tundus ka siin, nii palju kui ma lugesin kommentaare, et inglased olid ju pärast seda Norra võitu just mängijad, siin Bellingham ütles, et ikka väga rasked tingimused olid ja nendes tingimustes mängida nii tugeva võistkonna vastu nagu Norra, et seal tekkis Tuhheliga isegi siuke väike nagin nagu justkui, et pärast võeti küll pinged kiiresti maha, aga võib-olla see on asi, mida me ei taju, sest et me oleme näinud seda MM-i nagu ikkagi oma mugavalt tugitoolilt või diivanilt ja samamoodi siis et aru saada, et okei, et tõesti, kui seal mõned mängud olid 18-20 kraadiga, siis ikkagi üldiselt see õhkkond seal on selline 25-35 kraadi on seal see kliima, nii et see lõpuks ka annab tunda, et isegi kui sa elad pidevalt seal konditsioneeritud tubades ja on mõnus olla, siis kas või see, kui sa lähed välja trenni tegema, et see tegelikult on päris keeruline lõpuks.
no 4 suurt on siis alles jäänud turniirile, Prantsusmaa, Hispaania ja Inglismaa, Argentiina on poolfinaalid, et nagu nendele nüüd nagu ette vaadata, siin on juba öeldud ka, et see Prantsusmaa, Hispaania, et see on nagu selline väike finaal või ütleme, selle mängu võitja on suur soosik. No ma nii julgeid avaldusi julgeks teha, sest et alati, kui mäng on ühest mängust ja on ta finaal, siis üks puha, kes sinna finaaliga jõuavad, seal ei saa niimoodi panna, et üks on selge suur soosik. Et kuidas sa nendele paaridele peale vaatad? Kindlasti tundub jah esimese hooga, et see Prantsusmaa, Hispaania on tugevam. Ütleme, Prantsusmaa on natukene nagu turniiri käigus läinud inimlikumaks, et alguses ta tundus selline, et seda rongi ei peata miski, et siis nüüd on juba natuke selline tunne, et äkki miski seda rongi võiks nagu vähemalt aeglustada, kui mitte peatada. Siiski nendest 4 minu jaoks Prantsusmaa number 1 favoriit endiselt. Võib-olla siis see Argentiina ja Inglismaa on sellised, kas mõlemad on nagu natuke sellised üle kivide kändude sinna poolfinaali jõudnud, samal ajal jällegi, nagu sa ütlesid, ühest mängust kõik on võimalik, et aga jah, kui ma peaksin nagu panuseid panema, siis ma paneksin panuse Prantsusmaale või kui Prantsusmaa kaotab, siis ma arvan, see finaalis näiteks Hispaania versus Argentiina või Hispaania versus Inglismaa potentsiaalselt oleks juba palju nagu võrdsem, et nagu Prantsusmaa vastu samal ajal on nagu järjest paremini saadud, et nagu alagrupi turniiril võib-olla esimestes nendes sõelmängudes ka nad olid ikkagi nagu palju võimsamad kui selles viimases mängus, nüüd veerandfinaalis. Aga endiselt ma ütleks, et selline nagu mitte mingi mäekõrgune ülekaal, aga selline ikkagi poole sammu võrra on nad ikkagi veel teistest ees, et võib-olla see Inglismaa ja Argentiina pool meenutab natuke selliseid võib-olla võistkondi, kes nii liigades kui ka suurturniiridel lähevadki selliste üheväravaliste, mitte väga kindlate võitudega finaalini välja ja siis võtavad finaalis ka sellise mitte väga kindla, mitte väga särava, aga siis ikkagi võidavad, et meenus muidugi Kreeka 2004, kes läks 1-0 võitudega lõpuni välja ja tuligi Euroopa meistriks, aga neid on veel neid näiteid olnud, kus siin nii-öelda see ega ei pea ju rohkem, ei pea ju puuri täis. Üks pall ära ja enda puur puhas, eks ole. Aga samas sa nagu tõid välja Inglismaa, Argentiina või kivide kändu. Minu enda jaoks, et Hispaania on ka selline võistkond, kes on nagu selline hall meeskond nagu sel turniiril, et ja tema edasi pääsud on olnud ka sellised ju nagu läbi häda ikkagi natuke. Jah, Rohenemäe saartega alustasid, eks ole ju, esimene mäng oli neil 0-0, et jah, ütleme Hispaania seal staarid ei ole ka väga särand, ütleme see kuulus noormees, näed, ma ei suuda ütelda. Jamal, jah, ei ole ju tegelikult üldse nagu... Ütleme, seal kätelaiutamist on olnud küll päris palju, selles mõttes on sul õigus, et ma ütleks, et võib-olla nad ei ole lasknud nii palju endale lüüa, kui... Nad pole üldse lasknud lüüa tegelikult. Jah, et kui ma nüüd hakkasingi mõtlema, et mida nad üldse on lasknud endale lüüa, et kui ma mõtlen lihtsalt inglasi... Belgia oligi esimene. Just, kui mõtlen inglasi ja argentiinlasi, siis seal on ikkagi lastud endale lüüa. Ja see võib-olla on see, et see miks võib-olla nagu see Hispaania puhul ma ütleks, et nad on nagu kindlamad kui inglased ja hispaanlased, inglased ja argentiinlased hispaanlased on natuke kindlamad, et nad, et sa ise ei ole realiseerinud nii palju ja nii kindlalt edasi läinud, aga sa endale ei lase lüüa, mis tähendab, et ikkagi sul on nagu mingi asi on nagu paigas, et argentiinlaste ja inglaste puhul on nad nagu tasakaalust palju rohkem välja löödud ja see on nagu see, mis nagu teeb haavatavaks, et hispaanlased seda, ma nüüd meenutan ka seda veerandfinaali, siis seda käte laiutamist oli nagu päris palju ja sellist nagu pettumust nagu vastase suhtes, ka kohtuniku suhtes, et see ei ole tegelikult nagu väga
tulus, et seda ei ole olnud prantslastel kindlasti, et prantslastel on pigem ka treeneripingid, Deschamps on pigem sellise suhtumisega, et kogu aeg näitab meestele ka, et unustame ära, lähme edasi, võtame uue olukorra, isegi kui läks mööda, isegi kui see, ma ei tea, tundus, et kohtunik tegi liiga, lähme edasi, et ka Mbappé on olnud tegelikult selline, kes korraks võib-olla näitab oma emotsiooni välja ja siis nagu sa näed, et lähme edasi, et ta kuidagi on selles mõttes küpsem olnud kui hispaanlased. No MM hakkab lõppema, et mis nagu sinu jaoks on võib-olla sellised, kas sellest MM-it nagu sinu jaoks tuli mingi uus, mingi märksõna või on selle MM-iga seoses mingi mängija sinu jaoks nagu, mis nagu peaks nagu siit nagu edasi minema, edasi kandma seda? Mängijat otseselt isegi nagu ühte on raske välja tuua, mina tooks välja hoopis kohtunikud. Ja ma tooks kohtunikud välja nagu mitme nurga alt, et üks uuendus, mis tõenäoliselt läheb nüüd nagu laiem, teda on varem ka mingil määral kasutatud, aga MM paneb ikkagi sellise võib-olla siukse trendi ülemaailmselt, et on see kohtuniku kaamera, et seda on siin-seal liigades kasutatud ka, aga võib-olla mitte sellise kvaliteediga ja sellise intensiivsusega nagu praegu. Vaata vahel, minu arust võtab kohtunik sellise veider mulje natuke, jooksevad mingid junnid peas ringi, et see nagu ei ole nagu tõsiselt võetud. No vaata, see on jälle, kui me räägime sellest meelelahutusest, eks ole, ja et olla seal väljakul ja olla lähemal, et siis tegelikult on ta päris kihvt lisandus minu arvates. Ja teine asi, et mis on kohtunike kvaliteet, et mulle väga, Euroopa kohtunike tase on olnud teada, prantslased on siin on olnud, ütleme, tipus ja nende puhul sõltub see ilmselt otsustavate mängude vilistamine, mitte vilistamine sõltub nende enda koondise edukusest. Aga mis mulle väga meeldis, oli Jordaania kohtunik, kes on siiamaani ka veel nii-öelda turniiril olemas, et ta võib saada veel siin mõne mängu siis Adham Makhadmeh, kui ma nüüd siin loen maha oma märkmetest ja õigesti hääldan, tema tegi näiteks selle Inglismaa-Kongo mängu, kus ta tegelikult selle Keini olukorra nägi kohe ära ja USA-Belgia oli tema mäng ja ka Hispaania Roheneme saared, et mulle väga meeldis, et ma ka töö juures kolleegidega seda arutasin ja tõesti väga rahulik, väga selline täpne, et mulle meeldivad ikkagi need kohtunikud, kes ise näevad väljakul ära ja ei jää lootma nüüd sellele varri toele. Jah, see varr aitab küll mingis olukorras, et see on üks selline võib-olla trend, mis ma mõtlesin, et kohtunike puhul veel see trend on, eks ole, see oma otsuste selgitamine mikrofoni kaudu, et jällegi see ei ole nüüd päris esimene turniir, kus seda tehakse, aga see on esimene MM, ütlen mälu järgi, 4 aastat tagasi ju Kataris ma kohe esimese hooga ei mäleta. Ei, minu arust ei olnud, see jalkas on see nagu ikkagi nüüd nagu tulnud. Et see kindlasti on ka trend, mis jääb küll, aga mis oli huvitav jälgida, et nende kohtunike puhul need VAR-kontrollid läksid ikkagi mõnel juhul üle 3 minuti kokku ja isegi seal kõige pikem, mis mina olen näinud, on üle 4 minuti. Seal kas oli mäleta, kas oli üks Senegali mäng äkki, mis läks sinna 4 minuti, üle 4 minuti, aga siuke Horvaatia, Ghana näiteks oli siuke ligi 4 minutit, 3 minutit, 56 sekundit, seal kontrolliti, sama Egiptus, Iraan oli seal ligi 3 minutit, et natukene need et ühelt poolt see näitab, et ideaalis me tahaks ju, et see VAR-kontroll oleks võib-olla 30 sekundit, 1,5 minutit, hästi kiire, aga reaalsus on see, et ikkagi läheb ka MM-il olukorras, kus sul on kõik tehnilised vahendid olemas, kõik võimalused, see läheb ikkagi 2-3 minuti juurde. Et see natukene muudab seda mängu dünaamikat ja loomulikult need joogipausid siis mõlema poole keskel. Et FIFA on öelnud, eks ole, et see toodi sisse siis mitte justkui siis reklaami põhjusel, aga fakt on see, et isegi kui seda ei toodud reklaami põhjusel sisse, siis praeguseks hetkeks temast on saanud kommertskanalite jaoks juba niisugune, kuidas öelda, kulda väärt nagu reklaami pausi koht, et huvitav on nüüd näha, mis sellest saab, et kas näiteks järgmise MM-i kontekstis jääb see või ei jää, kas keegi liigadest või ka näiteks UEFA mingis kontekstis hakkab seda kopeerima. Ma ei usu, et seda kohe tehakse, aga ütleme, et
MM on alati nagu toonud sellise uue asja sisse, et mulle isiklikult kindlasti see ei meeldi, et kui oleks minu valida, siis ma ei tekitaks seda joogipausi sinna sisse. Samal ajal ma tean, et tihtipeale need asjad, mis on tulnud, neid on väga raske sealt kuidagi nagu välja saada sellest süsteemist jälle, nii et ma väga suure huviga nagu jälgin, et kuidas selle areng, sest et siin on mitmed treenerid ka rääkinud, et see tegelikult paneb hoopis uue olukorra, et sul tekivad sellised, 3 minutit on ikkagi päris arvestatav paus, et sul tekib, et okei, et mida ma võistkonnale edastan sellel hetkel, kas ma näitan mingit taktikat, palju siis, ma ei tea, mehed saavad sel ajal, ma ei tea, kas või see, et mida siis meestele sisse sööta sel hetkel või joota, et ka see on nagu uus dimensioon, mida nagu tegelikult, ma arvan, need, kes tegelevad füüsilise ettevalmistusega, füsioterapeudid, arstid, treenerid praegu nagu mõtlevad, ka spordipsühholoogial on siin nagu võib-olla uus selline dimensioon, et võib-olla need olid sellised huvitavad aspektid, mis mulle sellest turniirid, et ma olles ikkagi töötav jalgpallikorralduse poole pealt, ma väga palju jälgin selliseid nagu ametnikke ja kohtunikud, nagu ühed ametnikud ja mis võib-olla veel silma hakkas, oli MM-i telepilt, et kui palju näidatakse siis kordusi nendel hetkedel, kui tegelikult staadionil toimub siis see VAR-kontroll, ehk siis me nagu televaatajana ei näe, et mäng seisab, aga tegelikult mäng seisab ja teine asi, mis ma märkasin, et paljud ka sellised vaidlusalused momendid, et pigem ei näidata seda, kui mängija läheb kohtunikuga väga agressiivselt nagu vaidlema, et pigem siis näidatakse mingit muud rakurssi, et mulle tundub, et see on ka ikkagi teadlikult pandud, et selleks, et seda nagu mitte promoda või mitte võimendada siis seda mängijate poolset sellist ebaeetilist või niisugust agressiivset käitumist. Et see on ka natuke selline küsimus, et kus see nagu see mõistlikkuse piir on, et ühelt poolt me jällegi tahame kõik ka nagu seda näha, ikkagi neid ehedaid emotsioone ja kuidas see päriselt seal detailini oli. Teiselt poolt jah, et mida rohkem me võimendame seda nii-öelda, ma ei tea, seal mingit tõukamist või minu poolest ka kohtuniku peale karjumist, et seda rohkem see ka nagu tuleb, et kuskil on see mõistlik nii-öelda tasakaal kindlasti. Selge. Peame otsad kokku tõmbama. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et oli hea, et sa olid seekord üksinda stuudios, sest et isegi mina ei saanud eriti rääkimata siis, kui siin oleks keegi veel olnud, aga see on ainult positiivne. Selle peab pärast VAR-kontrollist peab üle vaatama, vaata, et mitu minutit mina rääkisin, mitu Peep rääkinud. Minu roll ei olegi, minu roll on nagu suunata muidugi, aga ma ei peagi nii palju rääkima, aga mõne ütleme külalisi ma pean nagu rohkem nagu rääkima, aga ei, kõik oli tore ja sul on alati huvitavad mõtted, et suur tänu tulemast sulle. See oli siis Viatbeti jalgpallistuudio, meil on 2 saadet veel jäänud, 1 saade pärast poolfinaale ja 1 saade pärast finaale, nii et vaadake meid. No nii, see on klassikaline Gegenpressi. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Ja kohtunik näitab näpuga penaltipunktile. See tähendab penaltit. Kus sa oled? Mõista mängu, naudi hetke.